Tere! Selles videos ma näitan, kuidas fotonegatiive ilma skännerita arvutisse saada ja seejärel näitan, kuidas negatiiv Photoshopis normaalsete värvidega positiiviks muuta. Skänneri asemel kasutame täna tavalist peegelkaamerat, makroobjektiivi, välist välklampi ja ühte suvalist karpi. Et siia kingakarpi ma lõikasin siis ühe negatiivi suuruse augu. Negatiividega tuleks muide ettevaatlikult ümber käia, et neid ei kriimustaks, ja enne pildistamist tuleks negatiiv tolmust puhtaks pühkida. Kingakarbi teises otsas on välklamp, et negatiivi tagant valgustada, ja välklamp on siis kaameraga lihtsas juhtmevabas ühenduses. Kui välku pole, siis võib ka muid valgusallikaid proovida, kas või päikesevalgust, mis aknast tuleb. Välgu ette ma panin igaks juhuks ühe valge paberi, et valgust veidi pehmendada. Kaamera peaks fotonegatiivi suhtes olema otse ja samal tasandil. Negatiivi võiks võimalikult optimaalselt kaadrisse paigutada, et sealt hästi palju detaili kätte saada. Mõned teevad lausa ühest negatiivist mitu lähikaadrit ja siis hiljem kleebivad need kaadrid omavahel kokku, et saada üks hästi detailne kaader. On väga oluline, et teravus oleks ideaalselt paigas. Selleks tasub näiteks kaamera live view režiimis 5 või 10-kordset suurendust kasutada. Lisaks peaks värvustemperatuur olema võimalikult sooja peal. Minul on selleks näiteks 10 000 kelvinit. Ava võiks igaks juhuks olla pigem kinnine ja ISO võimalikult väike. Ja igaks juhuks võite highlightide näitamise kaameral sisse lülitada, et vältida ülesäritamist. Kõik muud valgusallikad peale välgu soovitatakse pildistamise hetkeks välja lülitada, et negatiiv võimalikult ühtlaselt valgustatud oleks ja et mingeid peegeldusi ei jääks. Mõned ühendavad kindluse mõttes veel ühe varjutava toru objektiivi ette, et eestpoolt ei saaks mingisugust valgust negatiivi peale langeda, aga minu arust saab ka ilma selleta täitsa korralikke tulemusi. Fotonegatiive saab päris mitmel erineval moel normaalseks muuta ja võib kasutada ka väga erinevaid programme. Mina kasutan hetkel Photoshopi, sest siin ma tean kõige lihtsamaid viise selleks. Esiteks lähme adjustment'i alt inverti peale. Sellega me siis muudame värvid nii-öelda vastupidiseks. Aga nüüd me näeme, et on selline tugev sinine alatoon pildil peal. Me võiks muidugi hakata ka värve eraldi muutma, aga veel lihtsam on seda teha levelsiga. Et siin kõigepealt määrame ära sellise musta nii-öelda. Võtame selle kuskilt siit silmanurgast. Ma ei taha liiga tumedaks, ma ei taha pilti teha. Et tahaks, et natuke ka mustemates alades oleks erinevaid detaile näha. Ja nüüd valime valge ala. Selleks valime siit kõhu alt ühe sellise heledama koha. Aga samamoodi me ei taha, et kõht ära põleks. Me tahame, et siin kõhukarvad ka oleks näha. Ja nüüd valime veel ka kesktoonid. Võtame siit kuskilt pea pealt ja näete, kuidas värvid muutuvad. Et ma arvan, et selline soojem alatoon oleks päris hea. Et ma arvan, et nüüd võimegi hakata edasi töötlema. Et edasi läheme siia curves'i alla. Ja kõigepealt siis teeme siia keskele ühe täpikese. Natuke liigutame seda siia kaugemale. Ja samas võime teha siia ka ühe täpikese, et neid highlight'e päästa. Et vaadake, see kõhukarvad niimoodi lähevad heledamaks, niimoodi lähevad tuhmimaks. Et me ei taha, et need kõhukarvad üle põleks. Ja võib-olla kui tahame, siis võime ka mingeid tumedamaid alasi kas heledamaks või tumedamaks eraldi muuta. Aga ma hetkel panen veel natuke keskmisi värve juurde, natuke heledamaks. Ja nüüd läheme eraldi siit channeli alt valime green, et tihti on veel selline rohekas alatoon peal, et seda ka natuke vähendame ja vähendame ka sinakat alatooni. Näete, läheb palju soemaks see kass. Vaata midagi umbes sellist. Et ma mäletan, et kui ma selle pildi tegin, siis oli ikkagi üsna selline soe valgus tuli aknast. Ja ma tahaks, et see pilt ka seda tunnet edasi annaks. Et need kõhukarvad võiks olla küllaltki sellised valged, aga siiski pigem nagu soojad. Jah, et midagi sellist äkki. Võib-olla veel natuke heledust juurde.
nii, ja nüüd saame veel servad ära lõigata. Et siin skännimise või nii-öelda sisse pildistamise ajal jäid veel mõned kohad natuke halvasti. Ja siit saame veel seda natuke nihutada, kui mingi asi läks halvasti. Ja niimoodi ma arvan, et peaks olema okei. Ja siis võime veel natuke lisada teravust. Umbes nii palju. Vaatame nüüd lähemalt. Jah, on suht okei. Ja nüüd nagu näha, siis päris kõike tolmu mul ei õnnestunud ennem ikkagi eemaldada. Et siin on üks väike selline karvake. Selle me saame õnneks lihtsasti eemaldada, aga ma siiski alati soovitan tolmust ennem pilt puhtaks teha, sest kui neid karvakesi on väga palju, siis see muutub üsna tüütuks, see hilisem puhastamine. Sellist väiksed täpid saab lihtsasti minema eemaldada, aga kui neid on palju, siis see muutub tüütuks. Siit võtame ka veel ühe ära. Tegelikult me ikka natuke tahaks veel pilti heledamaks teha. Teeme siia alla veel ühe väikse täpikese ja liigutame natukene seda kõrgemale, et need varjualad just natuke heledamaks muutuksid. Ja nüüd võimegi selle ära salvestada. Ja kui seda nüüd võrrelda ühes Eesti fotolaboris skännitud pildiga, siis näeme, et me saime oluliselt tõetruumad värvid. Kui veidi rohkem vaeva näha, siis saaks veelgi nauditavama tulemuse. Lisaks tasub tähele panna, et pilt on nüüd ka vasakult poolt veidi laiem. Et fotolaborites sageli kaksatakse fotosid servast natuke väiksemaks mingi automaatika poolt ja seega ise skännides saab tihti natuke laiema või suurema pildi. Ja peale selle, kui neid pilte natuke nüüd lähedalt võrrelda, siis ma ütleks, et labori versioon on isegi nõksa väiksema detailsusega. Kuid peab tunnistama, et labori versioon oli mul ka kõige väiksema resolutsiooniga lastud sisse skännida, sest suuremate resolutsioonide skännimine kuskil fotolaboris on lihtsalt kallis. Igatahes, kui te ühel või teisel põhjusel ei taha oma negatiive laboris skännida lasta ja kodus ka head skännerit pole, kuid fotovarustus on, siis sellisel moel võib täitsa hakkama saada. Hoiatan, et mõne pildi puhul on küll väga raske teatud värvitoonidest lahti saada, kuid kui miski ei aita, siis võite pildi lihtsalt mustvalgeks keerata ja ongi korras. Head katsetamist!